Kinnitage turvavööd, sest järgmine Petrone Prindi podcast Reisid ja raamatud leiab aset Sydneys. Mina olen Meelike, minu Hollandi autor ja minu kõrval on Triin Pehk, kes on minu Sydney autor. Ja ilmselt te kuulete ka taustal sellist mõnusat Austraalia looduse hääli, nii et siis teate, et istume kenasti pargis Sydneys ja Triin, räägi, miks me oleme siin ja kus me just täpselt oleme, et sina tead seda kanti paremini. Kuna sa Meelike tulid mulle külla teiselt poolt maakera, siis ma mõtlesin, et ma näitan sulle sellist Sydney klassikalist ilu, postkaardi ilu, ma kutsun seda, et Sydney on tohutult fotogeeniline minu meelest. Ja oma raamatus ma olen ka kirjutanud, et miks, et on lihtsalt geograafiliselt nii huvitav, siin on kõike mägesid, vett, metsasid, subtroopikat, absoluutselt kõike. Aga ma tõin su Cremorne Pointi, mis on põhimõtteliselt, et kui seista ooperimaja ees, siis natukene niimoodi paremale ja otse üle vee. Siis ooperimaja vastas oleme põhimõtteliselt üle vee, kalda ääres. Inglise keeles öeldakse selle kohta foreshore walk, Sydney foreshore walk, kaldaäärne kõnd. Ja siin on tore, siis me oleme põhja pool Sydneys. Ja siin on just tore sellepärast, et võrreldes teiste kantidega nagu Sydney kesklinnaga või eriti Lääne-Sydneyga on siin tohutult palju rohkem loodust ja puid ja rohelust alles jäetud ja on ka seda loodushoidu ja seda mis see sõna on? Konserveerimist, konservi tegemist. Et seda on siin üle aastasaja vähemalt viljeletud ja inimesed on võidelnud selle eest, et see rohelus kõik alles jääks, et siia ei pandaks pilvelõhkujaid kohe vee äärde, mida Sydneys ma arvan nii mõnigi kinnisvara arendaja kohe tahaks teha. Kui me siia kõndisime, siis sa põhimõtteliselt iga puu ja taime puhul näitasid, et see on see, siin kasvab monstera, siin on aborigeenide koobas. Kuidas sa nii palju looduse ja kõige selle kohta tead ja kas sa neid teadmisi lihtsalt õpid enda jaoks või kasutad ka sa neid vägedaid teadmisi, mis sa oled aastate jooksul kogunud? Ühesõnaga, seda on mult enne ka küsitud, et miks ma nii palju loodusest tean ja täiesti niimoodi natuke nagu, et mis asja, mis toimub ja üks sõbranna lausa kutsus mind kohalikuks Fred Jüssiks ükskord niimoodi naljatades. Ma ei tea, võib-olla tal oli liiga palju infot, et enam ei jaksanud kuulata, kes teab. Aga tegelikult ma olen alati loodusest huvitunud lapsest peale. Mul oli hobi, et ma kogusin ravimtaimede infot. Mul oli selline nõukogude ravimtaimede raamat ja ma märkmikusse kirjutasin välja, et mis teed peab tegema, kui on peavalu, mis aitab mille vastu. Ja veetsin kõik suved maal ja siis vaatasin neid taimi ja mõtlesin nende peale. Ja see on nagu natuke selline eestlaslik pärismaalase olemine minu meelest, et see, kui tulla läände elama, nii-öelda läände või suurlinna kuhugi, siis alles saad aru, kui palju eestlane teab loodusest, kui tohutu olulisus on loodusõpetusel, kui palju loodusõpetust õpetatakse Eestis lastele, mujal ei õpetata absoluutselt, bioloogiat võib-olla keskkoolis ainult. Ja et see on nii suur osa meie eestlaseks olemisest minu arust. Ja see vanaemade tarkus, mida niimoodi sosistatakse lastele kõrva. Et kõnnid kuskil metsateel ja sa juba tead kuskilt vanaema käest, et oi, et see on pohl ja see on jõhvikas ja mida nendega teha ja kuidas neid hoida. Nagu, et seda ei tasu alahinnata, et see on tegelikult väga eriline, mida ma olen ise avastanud siin läänes niimoodi elades. Ja teine on lihtsalt see, et see viis, kuidas ma maailmas olen ja elan, see on selline väga, ma olen arendanud ja mul on alati olnud selline tohutu kohalolek. Mulle lihtsalt meeldib olla kohal, vaadata, et kus ma siis olen ja mis siin on, mis puud siin on, mis taimed siin on, lihtsalt selle tõttu ma tean nii palju. Kas mõni kohalik taim on ka sinu teepotti sattunud, et ma ei tea, eukalüptist teed sa midagi, et mis siin kohalikest nii-öelda ravimtaimedest sina oled avastanud, et saab kasutada või oled leidnud uusi viise, et austraallased või aborigeenid äkki kasutasid mingeid taime, et oled sa midagi avastanud? Ja no eukalüptist teed ei soovitata teha, need õlid seal sees on siiski mürgised
ja ma ei tea täpselt, mis ta su kehale teeb, aga seda ei ole suurtes kogudestes, seda ei saa tarbida. Aga ma tean, et aborigeenid on mingit tüüpi eukalüptilehti, mida sina ka ise nuusutasid siin varem, millel on sidruni selline õli lõhn juures. Et neid sidrunilisi eukalüptilehti aborigeenid kasutasid kala suitsetamiseks. Panid puukoore sisse, panid neid ja siis need sidruni lõhnad sinna läksid ka kalasse. Ja neid sidrunilõhnalisi on teisi ja need on mu lemmikud. Üks on lemongrass, mis ongi nagu hein, aga seda ka Aasia toitudes kasutatakse tihti, et seda pannakse currydesse ja saab ka teed teha sellest. Ja teine on lemon myrtle, siis mirtel, selline sidrunilik mirtel, mis on nii mõnus, see on üks mu lemmikteesid ja väga põnev, et ma oma kodukandist leidsin, et ühe maja ette on istutatud just see puu, et ma arvan, et ma hakkan käima seal näppamas neid lehti lihtsalt. Kuidas sa üldse Sydneysse sattusid või miks üldse Austraalia on see maa, kus sa oled nüüd juba päris pikalt elanud, et miks just Sydney ja Austraalia? See oli absoluutselt 100% juhus ja tegelikult algas naljast, mida mu ema tegi. See oli aastal 97 veebruar, kui ma siia jõudsin, aga 96. aastal George Soros andis Eestile igasuguseid stipendiume keskkooliõpilastele ja minu sõbrannad läksid osad aastaks Ameerikasse õppima, osad võib-olla suveülikooli. Ja mina tahtsin ka kandideerida, aga mu klassijuhataja ütles, et ei, siia tõmbame joone, sina ei kandideeri, vastavalt hinnetele. Ja ma niivõrd solvusin selle peale, mõtlesin, mis mõttes? Miks mulle ei lasta kandideerida? Ja selle peale mu ema tegi mingit nalja lihtsalt, aga meie tunneme sellist daami Austraaliast väliseestlast, kes töötas au peakonsulina Malle tol ajal ja oli meil paar korda külas käinud. Ja ta tegi lihtsalt nalja, et aga saadame su Malle juurde ja haha, sina mine Austraaliasse. See oli nii pöörane idee. No Eestis ei teatud Austraaliast mitte midagi. Minu meelest kodus ja võõrsil oli ja oligi vist kõik. Mida muud, mitte midagi. Ja see oli lihtsalt selline hullumeelne mõte, aga kuidagi ma olin nagu, et okei, et küsime Malle käest ja Malle oli lihtsalt võttis seda nii tõsiselt ja hakkas seda kuidagi ajama, võttis ühendust Sydney keskkoolidega, hakkas uurima, isegi ta tütar aitas mu mingisugust CV-d ja motivatsioonikirja seal lihvida ja siis selle peale ma mõtlesin, et ma ei saa ju öelda, et kuule, et see oli mingi nali. Ja aga ühesõnaga niimoodi ta läks ja see oli täielik juhuste kokkulangemine. Siis Malle leidis ühe kooli siinsamas Cremoni kandis, kus oli üks teine väliseestlane, mõlemad sõjapõgenikud, nii Malle kui Anne. Ja see Anne oli seal kooliõpetaja selles koolis ja kuidagi tema nägi mu seda avaldust, viis selle direktori juurde ja ütles, et kuule, et meil on siin nii rahvusvaheline kontingent siin keskkoolis, et võtame ja siis see direktor otsustas, et okei, et me võtame selle ühe rahvuse siis veel juurde. Umbes niimoodi. Ja ma sain sinna stipendiumi 11. klassi, mis tähendas siis seda, et kui oli mingi aktus või midagi, siis lükati, et Triin, sina mine pea kõne 600 inimesele keskkooli. Ja ma mäletan, kuidas põlvede värisedes ma rääkisin, et ma tulen Eestist, mis on saunade maa ja jäätunud järvede maa. Niimoodi nagu sellist eksootikat pakkuma põhimõtteliselt. Ja nii ta läks ja siis, kui ma 11. klassi ära lõpetasin seal ja hakkasin koju tagasi tulema, et siis oma vanade koolikaaslastega järgi jõuda ja nendega koos keskkooli lõpetada, siis see Austraalia kool ütles, et jää 12. klassiks ka, et kas sa tahad teha lõpueksamid, et me arvame, et sul läheks hästi siin. Ja siis see oli küll väike šokk, aga heas mõttes šokk. Ja siis mõtlesin, okei, et ma siis jään teiseks aastaks veel. Ja niimoodi ta läks. Ma oleks tahtnud jääda ka bakalaurusesse, aga Austraalias on absoluutselt võimatu leida bakalaurusesse stipendiumit, sest et välistudengite maks on 2-3-kordne vahest. See on suur äri siin, välistudengid. Ja siis ma läksin Tartu Ülikooli, aga magistriks leidsin stipendiumi, et siis tulin magistrantuuri tagasi ja magistrantuuri ajal siis kohtusin toreda noormehega, kohalikuga, kellega lõin perekonna ja nii ta läks, nii see elu läheb. Sellisest naljast algab, aga terve elu tuleb välja siis sellest. Nii et sa ei ole järjest siin elanud aastast 97, et vahepeal käisid Eestis ja tulid ikkagi tagasi, et hing jäi Austraaliasse?
absoluutselt ja hing jäi absoluutselt Austraaliasse ja see on nii palju, et isegi ma mäletan ülikooli ajal Eestis ja seal erinevate satside ajal osad inimesed, keegi, keda ma ei tundnud, aga ühiselamus elasin koos, pärast sosistas lahkuminekuks mulle, et ma loodan, et sa saad sinna Austraaliasse tagasi. See oli nii, wow. Me ei ole üldse rääkinud eriti, aga kuidas sa seda märkasid. Ja näiteks vaatasin kodus ja võõrsid vahel, mis oli mingi mehe, kelle poolt see oli dubleeritud, seal üle räägitud Eestis. Aga ma mäletan, kuidas ma kuulasin neid linnuhääli seal ja mõtlesin, lasin neid oma hinge, neid tuttavaid Sydney linnuhääli ja sellised tagasi vaadates mõtledki, et jah, okei, Triin. Mida sa Austraalias igatsed, et mis on Eestist ja kui sa käid Eestis, mida sa Austraaliast igatsed, et sa käid, kui tihti sa Eestis käid ka, räägi seda ka, et me kohtusime paar kuud tagasi ja tegelikult sa tulid üldsegi Amsterdami paariks päevaks, et me saime üldsegi Hollandis kokku, aga kui tihti sa käid Eestis ja kas siis tuleb nagu see Austraalia igatsus peale ja kas on ka vastupidi, et ja see on huvitav ja keeruline teema. Seda ma lausa uurisin oma magistrikraadis, rahvuslik identiteet ja inimese kõik see identiteet. Aga sellega on niimoodi, et kui mul olid väiksed lapsed, siis minu jaoks oli hästi oluline ikkagi neid viia Eestisse ja näidata neile, kust nad on pärit ja seda keelt, seda keelekeskkonda ja kultuurikeskkonda, lihtsalt laiendada nende elu, mitte neid ingliskeelsena üles kasvatada siin austraallastena ja see oli mulle endale tohutult oluline ja siis me vähemalt nende lapsepõlve jooksul seal 5 korda vähemalt käisime, 1 kord lausa 3 kuud olime kogu suve seal. Et niimoodi, kuidas õnnestub raha koguda, niimoodi ma käin, sest et see ei ole üldse odav käia teisel pool maakera. Aga põhipõhjus, miks ma seal käin, on, et ma alati ütlen inglise keeles ka, et my immediate family is 20 people. Et mu perekond, lähiperekond põhimõtteliselt on 20 inimest suur. Ja nad on kõik Eestis. Et sellepärast ma seal käin, et ma olen, ma mõtlen korra, 6 lapsele tädi. Näiteks. Et selles mõttes ja ma tõesti, ma ju tahan näha neid väikseid nunnukesi, kellele ma olen tädi ja mitte lihtsalt kord aastas mingit kingitust saata kuskilt. Et nad on nii ägedad ja ma ei taha nagu nende lapsepõlve kaotada või nagu tahaks natukenegi osa olla sellest kõigest. Et see on see kõige tähtsam osa minu Eestis. Ja siis sõprused, mis on toredad ülikooli aegsed, sellised sõprused, need on toredad ja see Eesti loodus ja see on ikka, see on kuidagi DNA sees nagu kõik see loodus ja need taimed ja see lindude siristamine, mitte lindude kraaksumine või krääksumine, mis on Austraalias nagu, ma kirjutasin raamatus ka üks eestlane ütles nii hästi, et issand, et need Austraalia linnud, need on nagu hullunud ahvid. Et see oli nii hästi öeldud minu eest. Et sellised nunnud asjad Eesti kohta. Eesti suvi on tore, aga juba austraallasena Eesti talv ja kogu see pimedus ja hallus ja ka inimeste hallus, võib-olla see nägude mornisus, et see küll rusub mind, ma pean ütlema ausalt. Aga Austraalia puhul, ükskord, kui ma tulin tagasi Eestist, ma mäletan, lennukis lasti mingisugust reklaami või mingit dokumentaali Austraaliast ja ma hakkasin nutma peaaegu, sest ma igatsesin jõudsalt Austraaliat, aga ma vastasin, aga ma ju lähen, ma praegu olengi teel Austraaliasse. Et tegelikult see Austraalia loodus ja Austraalia kuidagi olemus on ka täiesti mu hinge pesa teinud absoluutselt. Ja ma olen ka seda kuidagi uurinud ja õppinud ja mind on väga huvitanud see Austraalia esimeste põliselanike elu ja identiteet, mis on sarnane okupatsiooni teemad, et see on nii sarnane eestlase hinge eluga mõnes mõttes, et ja see on kõik naha vahele absoluutselt pugenud ja austraallased on lihtsalt, kuna päike paistab, siis austraallastel on kergem elu ja nad on lihtsalt kuidagi sõbralikud ja ma tunnen, et ma olen siin kuidagi päikse käes ja nende naeratavate nägude keskel parem inimene. Kas Sydneys on ka Eesti maja või milline on see eestlaste selline kogukond, peetakse jõule, jaanipäevasid? Võtad sa üldse neist osa, et Sydney on ikkagi väga suur ja et mida sa oskad siin nagu kohalike eestlaste ja eestluse hoidmise kohta öelda, mida tehakse?
ja Sydneys on Eesti maja ja ta on väga hea koha peal võrreldes teiste kogukondadega. Ma tean, et paljud on päris kadedad, et vau, kuidas teil on Surrey Hillsis Eesti maja, mis on põhimõtteliselt kesklinna kõrval kohe. Ja väga selline ligipääsetav. Ja ta on olnud, ma pean oma raamatut lugema, ma ei mäleta täpselt, kui kaua ta on seal olnud, aga peaaegu 100 aastat vist on see kogukond niimoodi täiesti käinud koos. See esimene suurem eestlaste laine oli mingi 1920. aastatel ja siis muidugi peale teist maailmasõda tohutu tuhandeid inimesi põgenes maailmasõja eest ja enne olid nad Saksamaal pagulaslaagris aastaid ja aastaid ja siis tulid Austraaliasse. Ühesõnaga, ja siis kõik need inimesed, või mitte kõik, aga tundub küll enamus neist, olid hästi aktiivsed ja 50-ndatel, 60-ndatel, 70-ndatel oli see eestlus siin ikka väga kõva. Igasugused rahvatantsud, korvpallimängud, suhtlusõhtud, absoluutselt kõike. Ja nüüd on Eesti majas ikkagi aktiivne tegevus, aga see alati sellise tegevuse puhul sõltub sellest vabatahtlikust tööst, et kui palju neid vabatahtlikke on, et kui palju need inimesed seal ees, kes veavad, jaksavad ja teevad. Et sellist nägu ta alati on. Aga seal on Sydney Eesti selts ja nemad korraldavad tohutult igasuguseid toredaid üritusi. Näiteks Terminaatori bänd tuleb külla kohe varsti ja teevad selliseid ägedaid asju. Eesti Vabariigi aastapäeva iga aasta muidugi tähistatakse, saadik tuleb Canberrast kohale, emadepäeva tähistatakse, jõule ja nii edasi, et ikka leiab filmiõhtuid tehakse, vahest ongi jälle, et kuidas see eestvedaja jaksab. Et ikka absoluutselt ja sinna tasub, seal on isegi baar on avatud, seal saab Eesti õlut ja siidrit osta ja nii edasi, nii edasi. Aga nooremad, mul on tunne, tulevad siia selle work and holiday töö ja puhkuse viisaga, et nemad Sydneys on kallis elada ja üüri maksta, et noored lähevad tööle ikkagi maaregioonidesse nagu raha teenima, on mul nagu tähele pannud põhimõtteliselt. Kas siin Eesti kool ka on, et kas sinu lapsed õppisid eesti keelt ikkagi ainult sinu käest või käisid ka Eesti koolis? Eesti kool oli kunagi ammu oli ta väga kõva, 70-ndatel vist 80-ndatel ja niimoodi ja siis teda on rohkem olnud, on lihtsalt olnud nagu õpetaja, kes Eesti majas võib-olla teeb mingile grupile ja see on ka vastavalt, et kes see õpetaja on või kes see jaksab vedada. Tiiu Salasoo on üks naine, kes on aastakümneid vedanud seda eesti keele õppeprogrammi nagu väga tublilt. Aga Eesti kooli minu meelest praegu ei ole kui sellist. Ja minu lapsed, ma lihtsalt ise õpetasin neid karmi emana, ma lihtsalt ei andnud neile valikut, kogu aeg rääkisin eesti keeles. Siis vahest, kui me tulime, ma ei tea, Eestist tagasi, ma mäletan, ja ükskord istusime bussis, lapsed vaatasid otsa ja kuulasid nagu, et aga emme, teeks nii, et me nüüd ei räägi eesti keelt, aitab küll, et räägime nüüd inglise keelt. Ja siis ükskord ma ütlesin neile, et aga kuula seda bussi korraks. Mis keeles siin räägitakse? Seal bussis oli mingi 5 eri keeles räägiti tol hetkel. Ütlesin, et me räägime ka eri keeles, et me lihtsalt nagu, et see on see Austraalia, et ei, et ajame edasi seda asja. Ja nüüd õnneks, kui nad on juba tiinekad ja neil on oma suhe Eestiga, neil on oma lemmiktädid ja oma lemmiktegevused ja käivad sealt lausa üksinda vahest. Et siis on nad küll vist päris tänulikud, et nad eesti keelt oskavad. Sa mainisid just seda work and holiday viisat, et kuidas üldse Austraaliasse kõige kiiremini, kõige odavamalt tulla, millal tulla, sest siin on ju ajavahe, aastaajad on isegi tagurpidi, et millal tasub tulla, millal võib-olla eestlasele nii-öelda puhkuseks on liiga külm või liiga palav. Et kuidas nagu kõige targem on Austraaliasse tulla, et neid lende Eestist tuleb ikkagi päris mitu ümberistumist. Et millal tulla, millal pileteid osta, tead sa äkki nippe, mis lennufirmad on kõige paremad, et kui mina tulin, me avastasime, et Qatar Airlinesil on kenasti internet olemas, et kui läbi Qatari tulla, et see ei olegi veel normaalne suurtel lendudel. Et milline on sinu kogemus, kuidas ja millal Austraaliasse tulla?
no seal on nii palju nüansse. Mul on tunne, et kõige lihtsam on tulla Austraaliasse, kui sa oled noor. Ja see on natuke selline nali ka, et ma ei mäleta, kellega ma rääkisin, kas oma raadiotöös või kuskil Postimehest lugesin umbes, et see oli umbes selline nali, et üks Eesti maakondadest on Austraalia. Sest et iga inimene teab kedagi, et minu naabri laps läks või keegi ikka elab praegu Austraalias ja töötab Austraalias, sest noor 18–30 peaks see viisa olema mõeldud inimestele. Et see on, ma arvan küll, kõige lihtsam viis saada taotleda see viisa, tulla siia natuke võtta varuraha kaasa ja siis hakata niimoodi peale hakkamisega tutvustega. Internetis on selline kogukond nagu eestlased Austraalias, kes väga lahkelt jagavad oma kogemusi ja aitavad ja firmasid, kes alati otsivad farmitöölisi. No internet on see põhiabivahend siia tulemisel ka absoluutselt. Mis veel? Siis on, aga üldiselt on niimoodi, et Austraaliasse minu meelest tahavad kõik tulla, sest siin on see elukvaliteet ja lihtsalt see paradiisisaar, nagu ma kutsun seda, et siin on väga tore elada, et kui sa oled mingi ekspert, maailma ekspert ja tahad oma pere siia tuua, et siis perel on ka tore. Sina, ma ei tea, õpetad ülikoolis, aga pere käib rannas ja elab toredat, ilusat elu. Et selles mõttes, kuna siia kõik tahavad, välisüliõpilaste tung on ka suur, siis siia on päris raske ja kallis saada. Et see, et ei võeta või ei ole niimoodi, et nojah, et tere tulemast kõik, kes tahavad. Et seda on küll väga konkreetselt märgata, et kuidas peab, et kui vähe on näiteks stipendiume, et üldse saada ülikoolidesse ja või kuidas kõik need sponsorviisad, et sa pead olema oma erialal tahetud ja seal on valitsusel on mingisugune nimekiri, et milliseid eksperte tahetakse, milliseid ei taheta, et kui sa oled arst, siis on võib-olla lihtsam saada, aga samas, kui sa ei ole arst, kes on Kanadast või Inglismaalt pärit, Ühendkuningriikidest, siis on juba kõvasti raskem, et siis ei saa. Selliseid spetsiifikaid on ikka päris palju, et ma soovitan lugeda internetist ja rääkida inimestega, kes on neid kadalippe läbi teinud ja kui sa tahad tulla tudengina, siis tõesti peab võtma tohutu rahakoti kaasa, sest need maksud on isegi mingisugused sellised nagu halvamaigulised, halva mainega viisakoolid või väiksed kolledžid, et sa tuledki siia lihtsalt midagi, mingit ärijuhtimist või mingit sellist, aga need maksavad 10 000 dollareid. See õppemaks, pluss siis siin elamine, suurlinnas elamine, pluss seal, ma ei tea, kuidas nüüd on, aga kui mina tulin tudengina, siis tudeng saab ainult poole kohaga töötada, mitte täiskohaga ja kõik sellised tingimused, et ei ole tegelikult kerge minu meelest. On vaja ikka tõsist pealehakkamist, aga igasuguse ettevalmistusega on kõik võimalik. Ja siis lendude osas ja aastaaegade osas, see on ka nii, ma ei tea, iga eestlane on nii erinev, et mõni ei kannata kuumust, mõni ainult tahab kuumust. Sydneys on kõige kuumem ja hullem minu enda jaoks aeg on jaanuar-veebruar põhimõtteliselt, kus võib olla 42 kraadi kuuma. Ja see on ikka täiesti selline talumatu või kuidagi mind teeb küll see kuumus kurjaks, sest et nii ebamugav on kogu aeg. Aga siin, kus me praegu oleme siin vee ääres, siin Cremorne Pointis, vähemasti see on tore, et kuumal suvepäeval tuleb selline meretuul tuleb lõpuks õhtul ja jahutab maha. Aga Lääne-Sydneys ja sisemaal on küll niimoodi, et seal on 5–10 kraadi kuumem, et seal ei ole mingit tuult, seal on veel hullem. Ja lendude kohta ma tean, et minu perekond kasutab näiteks Finnairi aastas kord toimuvaid kampaaniaid, et on vist novembris või kunagi, ma ei tea täpselt, kunagi sügisel on mingisugune kord aastas Finnairil hinnad lähevad kuidagi alla, et kui olla näiteks nendes lennuliinide listides ja spam-listides, et seda tasub ka vaadata neid lihtsalt neid pakkumisi ja siis teised inimesed kasutavad Skyscanner, aina skännivad ja otsivad ja ise niimoodi jupitavad neid lende ja otsi ja Austraaliasse tulekuga tegelikult ma soovitan teha vahemaandumisi ja pause, et kui sa tuledki seal, ma ei tea, läbi Doha või kuskilt või Singapuri või Bangkoki, et võib-olla seal natuke ringi vaadata, teha selline ümber maailma reis, sest et see on nagu mõttekas, sest muidu, ma ei tea, tuled nii kaugele ümber maailma, aga see on kuidagi kurnav, mind see päris kurnab ja kuidagi tundub, et ma ei kasutanudki, et ma ju olen siin Singapuris, et äkki siis ma kõnnin siin 2 päeva ringi, et nagu see võimalus on sulle kandikul nagu ette toodud. Kas nendes vahemaandumisriikidesse, kas seal on ka viisasid vaja, tead sa?
seda peab ka internetist uurima, see on see, et Eesti pass on tegelikult päris hea, päris viisavaba, et päris palju viisavabadust endaga toob kaasa. Et seda peab vaatama täpselt, et mis riik. Tihti vist on isegi, ma ei tea, paar päeva või mingi saad olla seal natukene aega saada. See Austraalia lihtsalt turistiviisa, e-viisa on hea üllatus tasuta, et tuleb internetis ennem ära täita, aga nagu paljud riigid isegi küsivad 5-7 eurot, et Austraalia ei küsigi sellise lihtsa turisti käest raha, et see on väga tore üllatus, lihtsalt see viisa tuleb enne internetis ära täita ja see vastus tuli minu meelest, ma ei tea, 10 minutiga. See on vist küll viimane asi, mis Austraalias tasuta on, ma tunne, sest et ma vaatasin seda work and holiday viisat, mis maksab üle $600. Kui mina seda kunagi taotlesin, siis see oli ka tasuta minu meelest. Ma ei mäleta täpselt, aga see oli, kui ta maksis väga minimaalselt midagi. Et kõik need asjad, see on see, et kui tung on, siis paneme hinna juurde, hinnasildi, et miks, majandus. Keegi tahab midagi osta, siis paneme hinna, vaatame, palju nad on nõus maksma. Mis on see miinimumaeg, mis reisil Austraalias tuleks planeerida, et tõesti, et see lend on selline, vähemalt ööpäeva pikkune, et siia niimoodi kiire nädalavahetus ei tule, et mis on selline miinimumaeg, et kes on väga tundlik ajavahe ja kõige selle lendude ja magamatuse osas, et mis sina soovitaks, et mitte vähem kui, ma ei tea, X päeva või nädalat? Ja sellest räägitakse lausa ka, et alla 2 nädala ei ole mõtet siia tulla. Ja see lennust taastumine ja kõik see jet lag, mis see eesti keeles on, reisiväsimus. Reisiväsimus, just. Ma ei hakanud ütlema, sest ma ei teadnud, kuidas see eesti keeles on. Et see võib ikka täitsa kurrata. Ma mäletan kunagi kedagi, kes tuli vist siia, kes 2 nädalat lihtsalt jäi nagu Eesti ajarütmi ja öösel oli üleval, päeval magas, mõtlesin, vau, okei. Et ka seda võib juhtuda, et sa pead teadlikult sellega tegelema ja ikka tõesti kohalikega rääkima ja kohalikku aega järgima. Aga jah, alla 2 nädala ma ei soovitaks ja üldse kogu see Austraalia on nii suur ja võimas ja nii erinev ja mitmekülgne, et siin on lumemäed ja korallid troopikas, et kõike saab, vihmametsi ja kõrbe, ükskõik mida tahad näha ja kui raha on, siis kõike näed. Et vahest ma näen, kuidas Ameerika näiteks reisijad mõtlevad ka, et jah, ma tulen ka siis 8 nädalaks Austraaliasse ja siis sõidan kõik need kohad läbi ja teen Austraaliale tiiru peale ja siis kohalikud internetis kommenteerivad, oot, ei, nii see nüüd küll ei käi päris. Et Sydneysse tuled ikka juba, ikka mitmeks päevaks ja võib-olla käid rongiga Sinimägedes ja niimoodi, et need vahemaad on juba nii suured. Ma ise ka mäletan, kui ma tulin keskkooli siia, ja meil oli esimene koolivaheaeg, ma olin tutvunud oma sõbranna Sirjega, kes on ka raamatus, tema käis ülikoolis ja ma vaatasin, siis olid veel paberkaardid, vaatasin paberkaarti, vaatasin, et lähme siis siit Sydneyst, kui mul läks Brisbane'i vist, et see on mingisugune, ma ei tea, 2 sentimeetrit siin kaardi peal. Ja kui ma sain teada, et see on mingi 12 tundi bussi sõites, mõtlesin küll, mis mõttes, et Eesti kaardi peal, ma ei tea, 2 sentimeetrit ei ole ju 12 tundi. Et need on täiesti alguses hoomamatu, need vahemaad ja kõik. Vähemalt 2 nädalat tuleb siis arvestada. Millega peaks veel nagu enne Austraaliasse saabumist arvestama, et minu kogemus on, et Eesti Swedbanka kaart toimib väga hästi igal pool ja oma Hollandi pangakaardid olen ma juba kohvri põhja toppinud, sest need ei toimi mitte kuskil, et see on nagu hea uudis, et Eesti pangakaardid toimivad ja mina võin öelda, mis siin Austraalias on tasuta, WC-d. Seda Hollandist tulles ja ka Eestist tulles ei kohta igal pool, et see on nagu hea plusspunkt ja loomulikult kraanivesi on joodav, sest kliima on selline, tuleb kogu aeg vett tarbida, aga mida tuleks teada enne Austraaliasse tulekut, et see kuidas ette valmistada, et viisat on vaja, aga õnneks, et kui tulla turistina, on tasuta, tuleb ära täita, mida peaks veel meeles pidama, sest Austraalia on natuke omamoodi nende reeglitega. Ja sa kõlad nagu minu ema, et ta oli täpselt samamoodi, et talle ka meeldis, et WC-d on tasuta ja vesi on nii hea maitsega, eriti ma arvan Tallinnast tulles.
ikkagi tunned seda Tallinna vee maiku seal kuskil. Et no Austraalias üks asi on see kliima ja see päikse nagu tarkus, et see päike siin praeb ikka, no ma ütlen nagu munapannil, et sa tunned, kuidas päike täiesti su nahka ja lausa seda lihakudet seal all praeb ja et peab ennast katma, ei saa, isegi kui käid, ma ei tea, mingisuguse sellise pilvise ilmaga, ütleme, oled terve päev õues, ka ma olen ikka korraliku päiksepõletuse saanud sellest, et arvad, et siin ju ei ole midagi, et on ikka. Noh, et see on täiesti teisel tasemel ja seda tasub kohalikega rääkida, nad kohe õpetavad ja ütlevad, kuidas see kõik käib. Vee joomine suvel täiesti absoluutselt tähtis asi. Ja mis siin veel on, kui siia tulla, siis piiri ületades on need tolliteemad, ühesõnaga, et mis sul kotis kaasas on, et päris kõike Austraaliasse tuua ei saa. Ma mäletan, kui ükskord me olime toonud neid kadaka kuumaaluseid ja see oli selline huvitav moment. Üldiselt on niimoodi, et kui sa oled austraallane, siis sa lihtsalt deklareed, jah, et mul siin midagi on ja siis nad niimoodi hästi sõbralikult õpetavad, no näita, mis sul on, oi, seda küll ei tohi. Aga ma ei tea, kuidas on olemas isegi üks televisioonishow, ma loodan, et seda enam ei tehta, aga see oli mingi, et kuidas võetakse süütuid välismaalasi turiste vahele tollis ja neid filmitakse. See oli erakanali show selline, et oi, mis teil siin on, banaanid ja kõik, mis asjad, et kuidas, et nüüd lähete vangi. No umbes selline mingi hirmutamise teema, no on täiesti minu meelest ebaeetiline. Ja ma olen kohanud selle show ühte tegijat, kes ütles, et inimesed ei tea, et neil on õigus öelda, mind ei filmi. Et palun, mind ei filmi, et ükskõik, mis muga toimub. Et kuna nad seda ei tea, siis me saame filmi teha selle süüta inimeste kulul, kes tegelikult täpselt ei saa aru, mis toimub. No ühesõnaga, ja ka siis need kadaka alused oli üks õppekoht tollis, kus näidati, et nii, seda alust tohib, aga seda alust ei tohi. Ja see oli nagu, et okei. Ja see, mida ei tohtinud, sellel alusel oli kadaka puul oli koor ümber teatud määral. Ja ükskord keegi tegi pahandust ja ikkagi tõi selle koorega sisse, ma mäletan, ja ma panin selle kogi lihtsalt kaunistuseks riiuli peale ja see seisis seal aastaid, kuni ükskord ma avastasin, et oota, et siin on midagi toimub nagu ja siis seal olid väiksed sellised tolmu mingisugused hunnikukesed all, need mingid mis need on, need imepisikesed puuürasked olid seal ellu ärganud selles Sydney soojas subtroopikas. Ja siis ma võtsin küll selle kadaka aluse ja viisin mingi aia grillipidu oli sõbra juures, seal grilliti vorste taga aias, ma viskasin selle sinna tulle kohe absoluutselt. Et see ongi see, miks ei tohi seda. Et need reeglid tegelikult on siin täiesti asja pärast. Ja mis siin on toimunud, et toome armsad jänesed Austraaliasse, vaata kui nunnu Inglismaalt 200 aastat tagasi üldse ei ole nunnu, hävitavad igasuguseid taimi ja kõike inimeste põlde ja nii edasi, et siin on igasuguseid õudusasju juhtunud. Praegu on mingisugused sipelgad, mingid tulesipelgad või mingid, mis tulevad, lihtsalt liiguvad aina ühest osariigist teise. Et see elukeskkond on siuke mõnus, vohav ja lokkav, et siin kõik ka halvad asjad lokkavad. No lennukis jagatakse seda deklaratsiooni vormi ja seal on ka märge, et kui ei ole kindel, märgi jah, et kui sa ei ole kindel, kas su šokolaad on nii-öelda see, mis peaks deklareeritud olema ja tõesti, et minu kogemus oli ka, et küsiti, et jah, et mis sul siin on nagu märgitud, jah, ja siis oligi, et jah, mul on, ma ei tea, vitamiinid, mul on retseptiga migreeniraviim igaks juhuks ja siis ei kästud isegi kotti või kohvrit lahti võtta, et selles suhtes nad on jah väga abivalmid ja sõbralikud, aga kui ei ole kindel, siis märgi igaks juhuks jah ja siis nad ise vaatavad, et parem niipidi, kui kuna kõik kotid skaneeritakse ka pärast lendu läbi, et ei ole mõtet nagu loota, et ehk ei märgata, ehk et see ei ole selline juhuslik kontroll, et ikkagi kõik skännerist lähevad läbi. Bioskännerist põhimõtteliselt. Ja ma soovitan väga panna lihtsalt, mina alati panen Eestist tulles alati kirjutan sinna puulusikad, ravitee nagu, taimetee. Ja siis nad alati, okei, näite,
ahah, et see on nagu alati siuke stamp nagu, mida ma kasutan, aga viimane kord, kui me tulime, siis tõmmati mind mingisse äärde seal tollis, öeldi okei, seiske nüüd nende märkide peal siin, me olime seal nagu mingis Squid Game'i show's seisime seal, kõik mõtlesime, et vau, et mis meil toimub nüüd ja siis tulid koerad, tollikoerad ja see oli find it ja koerad aina käisid ja nuusutasid kõik kotid läbi ja siis tuli järgmine koer ja find it ja see oli küll nagu, et appi, mida nad otsivad. Ma arvan, nad otsisid narkootikume, ma ei tea, ma ei ole kindel, mida, või no otsisidki neid igasuguseid taimseid materjale. Et see oli küll natuke selline, et jah, et ma ei soovita. Nagu, et nad on väga tõsised selle asjaga ja nagu asja pärast tõsised, et parem lihtsalt, aga austraallased on ka sellised, nad on nii sõbralikud ja aitavad alati, et kui sa tõesti ütledki, et ma tõesti ei tea, et mul on kotis näts, et kas nüüd tohib või ei tohi, nad nii ilusti aitavad ja sõbralikud, et parem see, kui sul leitakse sealt mingi suitsuvorst, mis, kui mina esimest korda tulin, siis näidati neid videosid, tolli videosid lennukis, mis näed siin vanaema lapselapsega tuleb ja tal on poolik suitsuvorst kotis ja nüüd nad lähevad vangi. No umbes niimoodi see mulle tiinekana tundus, et ma ikka täiega kartsin, et noh. Ja kes on suitsumees või suitsunaine, siis ju 20 sigaretti tohib üldse deklareerimata üle tuua, et või oli umbes, et 1,5 pakk alla, noh, et kui muidu tuuakse, eks ole, need suured plokid, et siin on selline 1,5 pakki võib kaasas olla ja sigaretide hinnad on ka väga kallid, et siia nagu siin on jah hea koht, kus maha jätta suitsetamine, sest suitsetamine on väga kallis ja tänavatel ei näe suitsetajaid. Ja, kui ma töötasin SBS-i raadios ja tegin eestikeelset programmi seal, siis ma vestlesin, ma ei mäleta täpselt, mingi Eesti Tervisekaitsekeskus, tervisearenduskeskus, midagi sellist, sest siis Eestis hakkas tulema ka just see suitsupakkide märgistamine, kuidas tervisele kahjulik ja kõik see seadus kuidagi võeti Eestis vastu ja nemad, eestlased ütlesid siis, et vau, Austraalia on maailma juht selles, kui ohtlik on suits, kõik selles teavitustöös, et me alati vaatame Austraalia poole ja õpime nagu teilt, et kuidas seda teha. Ja ma ütlen, et siin on mitte suitsetajana, on siin absoluutselt mõnus elada, sest et see suitsetamine on nii harv nähtus, et kui sa tunned nagu suitsuhaisu näiteks kuskil bussipeatuses, siis nagu täiesti, jaa, see on ka mingi asi, nagu, et tuleb meelde, et see on üldse olemas, nagu. Et nad on nii tõeliselt edukalt teinud seda tervisekaitset suitsetamise osas. Ja kes mitte Uus-Meremaal võeti vastu mingi seadus, et praegu, ma ei mäleta, mis aastast sündinud lapsed, nad ei saagi kunagi, ei ole õigus seaduse järgi suitsetada. Mis on iseenesest hästi huvitav, nagu, et vau, okei. No ühesõnaga sellised põnevad teemad. Kui turvaline on Austraalia või Sydney, et see on ikkagi väga suur linn, naisterahvas üksinda reisimas, mida peaks teadma, kas rahakott tuleb kuskile väga sügavasse taskupõhja peita, kas peab kartma, et kuidas sinu kogemus on või just reisimise mõttes, et kas turist, ikkagi kui telefon ja kaart näpus, siis on ju näha, et on turist, et kuidas on jah turvalisusega? Üldiselt on turvalisusega väga hästi Austraalias, et ma olen sellises Facebooki grupis, mis ongi üksikud naised reisivad ümber maailma, Solo Sisters Travel, seal on erinevaid gruppe ja seal on 10 000 naisi, kes eriti ameeriklased hästi nunnud, et näiteks üks mu lemmiklugu oli, et ma olen 70-aastane, ma olen terve elu tahtnud minna Viini jõulu sinna turgudele, aga ei, mees ei ole kaasa tulnud, sõbrannad ei ole kaasa tulnud, lapsed ei ole kaasa tulnud, nüüd aitab, nüüd ma lähen ise sinna 70-aastaselt. No sellised hästi nunnud lood, nagu, et naised teevad lõpuks, mis nad tahavad. Ja siis seal ameeriklased tihti küsivad ka Ameerikast tulles, et ma tulen Austraaliasse, et ei tea, et kui turvaline siin on. Ja siis kõik kohe seal kümned ja kümned vastused, ära muretse. Sa ei pea üldse muretsema, kellelgi ei ole esiteks relvi, mis on täiesti uskumatu minu jaoks, et kellelgi võib olla lihtsalt vöölrelv. Ja kui ta vihaseks saab, mis ta selle relvaga siis teeb Ameerikas. Ühesõnaga, et see ei ole üldse mingi teema. Ja lihtsalt tänavad ja kõik on hästi turvaline ja tegelikult nii on, et ma olen Eestis tundnud ennast palju ebaturvalisena ülikooli ajal öösel Tartus kõndides pargis, ma ei tea, tunned, et keegi seal hakkab järgi kõndima midagi, et sellist
on Eestis pigem toimunud, et siin ma ei ole seda vist küll mitte kordagi tundnud. Aga ainus asi, mis mulle endale närvidele käib siin, on, et tänavavalgustus ei ole siin nii hea kui Eestis või Soomes näiteks. No seal Eestis selle pimeduse pärast, ma arvan, et sellesse on lihtsalt panustatud rohkem. Siin on rohkem selline, et eriti linnaosades suburbias, et kuskil üks mingi seasilm on keset tänavat ja siis kõnnid ikka kott pimedas põhimõtteliselt. Et see on natuke selline harjumatu, et ma ei ole siiamaani ära harjunud, ma arvan, et ma ei harju ka kunagi. Et seda ma küll Eesti puhul igatsen ka seda öist tänavavalgustust, korralikku tänavavalgustust. Et siin on pigem majade ees, et kui majal on midagi valgust, siis sul läks hästi. Ja rahakotil mina hoian alati kätt peal, absoluutselt ükskõik kus ma olen. Et ma ei jäta kunagi, ma lähen vetsu ka ilma niimoodi, et jätan oma rahakoti kuhugi laua taha restoranist. No way. Et seda ma arvan, ma soovitan alati teha. Aga jah, üldiselt on nagu selline väga turvaline. Ja austraallased on abivalmis, et kui sa oled turist ja sa oled eksinud ja niimoodi, ma ei tea, austraallased nagu hea meelega aitavad ja eriti Sydneys, et siin on nii ilus minu meelest, et ma ei tea, kuidas sulle tundub. Mina olen jah paar tundi alles olnud, aga sa kohe tõid mind ilusamatesse kohtadesse, keskisid võtta just selle bussi ka, mis sõitis üle silla ja juba ooperimaja sai esimese 5 minutiga nähtud. Ja, et ongi, et sydneylased nad on tihti nii uhked kuidagi või austraallased ka, nad on kuidagi uhked oma maa ja linnade üle, et nad siis kuidagi hea meelega aitavad, et kui sa oled eksinud või midagi on, et ma soovitan alati küsida lihtsalt või kas või siis kohvikute pidajate käest küsida või selliste, kes seal töötavad kohalikud, et nad hea meelega aitavad sul. Ja kas eestikeelseid Facebooki gruppe ka sellistele rändajatele, üksikutele naistele? Ja on see eestlased Austraalias on minu meelest, kas seal on umbes 23 000 inimest või midagi, et siis seal tasub küsida, ja seal ma olen näinud ka, et tere, et ma jõudsin võib-olla mingisse väiksemasse linnakesse või jõudsin Melbourne'i, et kas siin on eestlased, saaks kokku või lähme ringile või teeme midagi pikniku koos, et niimoodi on absoluutselt alati soovitan ka. Või lihtsalt kas või öelda, et ma tunnen ennast üksikuna, et kus kohalikud käivad ja et alati keegi ikka annab nõu ja niimoodi aitab. Ja teine turvalisus looduse mõttes, et hirmsad ämblikud, maod, mida nendega teha, kängurud, et kes üle tee kalpsavad. Ja selle kohta ma nägin ühte naljakat interneti mingit meemi või videot, et kuidas austraallastele meeldib käia välismaal reisides, rääkida, kui õudne on Austraalias, et mis need maod ja kes need kõik ämblikud ja siis mees, kes rääkis, et ma olen austraallane, ma olen elus ühte madu näinud kaugelt, et mis asi see on, aga kõik usuvad alati. Aga eks seal on nagu pool tõde ja tõde on, et ei ole päris nii nagu mingis horror-filmis räägitakse, et ükskõik kuhu astud, et ainult, ma ei tea, rand on haisid täis. Aga sa pead nagu harima ennast ikkagi, et jõuad uuele maale ja siis uurid, loed, räägid kohalikega, küsid, et kui õudne on ja reeglil on see, et ei lähe midagi surkima ja katsuma, et näiteks mu laps sai ükskord väga valusalt hammustada 100-jalgselt. Need tundlad kuidagi hammustasid niimoodi, et 2 sellist täitsa auku jalas ja eestlasena ma ei tuleks selle pealegi, et 100-jalgne hammustab ja osad teod või mingid nälkjad on mürgised ja igasugused sellised asjad, et sa ei lähe nagu loodust katsuma, kui sa ei tea. Ja sa ei eelda midagi, absoluutselt midagi. Kui mida sa eeldad on, Austraalias sa eeldad, et kõik on mürgine või kõik hammustab. Mingi pisike koduämblik võib ka hammustada. Et seda pigem siis eelda. Ja Eestis pigem eeldad seal, et üks rästik on, et miski ei ole mürgine võib-olla. Umbes niimoodi, et kui sa niimoodi eeldad, et sellised ettevaatlikkusega oled siin uuel maal, et siis lihtsalt harid ennast ja küsid ja et ega ta nii hull ei ole. Seal on nagu mingid kohad, et kui sa elad maal ja sul on puuriid, siis jah, seal puuridest võid nii mõndagi mürgi, ämblikke ja madusid leida. Et sa pead teadma, et vot see on nüüd see koht, kus maod võiksid elada. Aga et kes linnaturismi teeb ja selliseid vaatamisväärsuseid tahab vaadata, siis ilmselt madusid ja ämblikke ei näegi. Ei, need vaesed maod ja ämblikud, need ei taha siin asfaldi keskel elada, nad tahavad ikka looduses olla. Seda on rõõm kuulda, et jah, kes seikluseid tahab, läheb troopikasse, metsadesse
ja keda huvitavad siis vähem ekstreemsed loodusolud, aga ilusad vaated, läheb linna. Triin, suur tänu sulle, et sa võtsid selle varase hommiku ja tulid minuga rääkima. Selline oli siis tänane podcast Sydneyst. Aitäh teile, aitäh Triin! Ja hea meelega näitan ilusat Sydneyt kõigile!